Siis palun Heli Aru, Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik ja sama teemapüstitusega tehtagu teemapüstitusega edasi. Meie plaan ütleb, et 3:30 seda veel sessiooni. Tere! Mina olen Heli Aru, töötan ma Haridus- ja Teadusministeeriumis ja ma tegelen peaasjalikult kõrghariduse küsimustega ja minu eriline selline huvi ja vastutusvaldkond seondub teemaga kõrghariduse rahvusvahelistumine. Aga me oleme väike riik, meil on õhuke ametnikkond, see tähendab seda, et inimesed peavad olema võimelised suhteliselt multifunktsionaalselt hakkama saama ja nii on juhtunud, et minu vastutusvaldkonnaks vahetevahel on ka siis need teemad, mis on seotud koostööga ettevõtlusega. Ja seetõttu siis ilmselt on mind ka siia täna esinema kutsutud. Tahan ma rääkida sellest, kuidasmoodi siis õppesisuga seotud küsimused on kõrghariduses korraldatud, kes vastutab, mille eest, kuidasmoodi me oleme Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt toetanud õppekava arendust IKT valdkonnast, tahaks näidata natukene statistikat ja räägiks ka sellest, et mis on nagu lähiaastatel plaanis teha ja millised on arengud. Et kui me räägime kõrgharidusest, siis on väga oluline tunnistada endale seda, et 1995. aastal Riigikogus vastu võetud ülikooliseadus on tekitanud sellise õigusruumi, kus Eestis on väga autonoomsed ülikoolid ja suhteliselt autonoomsed õppekorralduslikes küsimustes ka rakenduskõrgkoolid. Mis tähendab seda, et tegelikult see sisuline otsus, mis selle õppekava sees on ja mis ei ole, see tehakse Eestis valdavalt ikkagi nagu õppeasutuse tasandil. Haridus- ja Teadusministeerium ei saa tõepoolest ette kirjutada õppesisu, aga Haridus- ja Teadusministeerium põhimõtteliselt saab nõuda seda, et seda koostööd ettevõtjate ja erialaliitude ja kutsealaliitude esindajatega tehtaks. Ja ma nüüd ei jõudnud täpselt seda ajalugu järgi uurida, aga minu mälu järgi siis 2004. aastal me kehtestasime kõrgkoolide õppekavade akrediteerimisnõuetes sellise reegli, et selleks, et need õppekavade sisupooled oleks rohkem vastavuses tööturu vajadustega, peavad kõrgkoolid moodustama õppekava nõukogud, mis siis sisuliselt nagu on see, ütleme, kõige asjatundlikum tasand, mis otsustab siis õppekava arengu küsimuste üle ja nendesse õppekava nõukogudesse peaksid siis kuuluma ka ettevõtjate esindajad. Mõeldud-tehtud, reeglid kehtestati, kõrgkoolid need reeglid võtsid ka omaks. Ja kui me siis paar aastat peale selle nagu nõude kehtestamist hakkasime niimoodi uurima, et kuidasmoodi see tegelikkuses nagu toimib, siis ma ei saa öelda, et see on nüüd väga nii-öelda laiahaardelise analüüsi tulemus, aga üldiselt on see kokkuvõetav niimoodi, et need inimesed nendes õppekava nõukogudes, kes siis pidid seda töömaailma poolt nagu esindama, et nad tõepoolest olid olemas, aga nende kasutegur sõltus väga palju sellest, et millised olid siis selle õppeasutuse nagu kontaktid selle töömaailmaga. Et kes kutsus tõesti sellise hinnatud ja tuntud spetsialisti sinna nõukogusse siis seda töömaailma häält nagu esindama ja kes siis oli kutsunud võib-olla siis muidu sellise, ka spetsialisti, aga ütleme niimoodi, et ega ta sellist laiemat tausta ja ka tegelikult esindusõigus nagu sektori poole pealt rääkida väga ei olnud. Ja me võtsime selle teadmiseks, aga suhteliselt ikkagi kitsastes eelarveoludes ega meil nagu midagi väga teha ei olnud. Kuni 2008. aastal me leidsime võimalused toetada
selliste erimeetmete alusel tegelikult rahvusvahelistumist kõrghariduses ja me tegime ühe konkursi, kus oli circa 32 miljonit krooni, mis läks jagamisele ja tegime ühe eraldi konkursi päris IKT valdkondade õppekavade arendamiseks magistri tasemel ja oleksid siis nagu suunitletud rohkem nagu rahvusvahelisele turule. Toimus 2 vooru ja üldjoontes ma ütleks seda, et toodi meile nagu sinna konkursile päris huvitavaid ideid ja mitte kõik nendest ei täitnud ära seda tingimust, et see peab olema nagu väga tugeva kompetentsibaasiga nagu üksus, on ta siis osakond või instituut, kuhu kohta see nagu toetus antakse, sellepärast et loogika on ikka selles, et kui me tahame midagi nagu väljapoole müüa, siis me saame müüa midagi sellist, kus me oleme väga head. IT-õppekavade puhul oli see nõue täidetud, aga tekkis ka terve rida muid ettepanekuid lauale, mille puhul ütleks, et väga huvitavad asjad, aga see kompetentsinõue oli täitmata ja seetõttu tegelikult, kui tulid suuremad rahad pildile tõukefondide näol, siis me otsustasime, et me anname eraldi õppekava arenduseks toetust tingimusel, et see tõepoolest toimuks ettevõtete ja kõrgkoolide koostöös. 2009 ja 2010 me tegime siis konkursid, toimus 2 konkurssi, põhimõtteliselt Euroopa Liidu toetusena jagati laiali 7,5 miljonit eurot, välja valiti 38 projekti. Ja IKT valdkonnas siis selle konkursi raames valiti välja 5 õppekava. Pärast ma näitan seda õppekavade nimekirja ka, aga millised olid siis nagu need võimalused, mis selle rahaga teha? Laias laastus oli ootus, et me jätame kõrgkoolidele, kes siis seda toetust taotlesid, suhteliselt vabad käed, aga selle asja fookus oli ikkagi õppekava arendusel. Aga seda oli võimalik siduda siis välisõppejõudude siia toomisega, praktikakorralduse ülevaatamisega, õppejõudude enesetäiendamisega, tasemeõppe kõrval ka täiendusõppe moodulite loomise ja siis hiljem õppe pakkumisega. Üldine ootus selle konkursi suhtes oli see, et me tekitame sellised head näited, kuidas moodi koostööd on võimalik kõrghariduse tasemel siis ettevõtete ja kõrgkoolide vahel teha ja põhimõtteliselt hiljem me siis neid näiteid nagu saame teistele müüa, et siis nagu ka teisi kaasa tõmmata. Ja loomulikult on nagu ootus täiesti asjakohane see, et toimub siis normaalsel tasemel projekti juhtimine, on olemas projekti juhtnõukogu, seal on siis partnerid, nende seas ka ettevõtjate esindajad esindatud ja selles juhtnõukogus toimub siis sisuline arutelu, et milliseid õppekavu me siis tegelikult tahame, millised on need õpiväljundid, milliste kompetentsidega need lõpetajad tulevad ja et see kõik toimub tõepoolest sisulises koostöös. Välja valiti, nagu ma ütlesin, 5 kava, need on siis need kavad, mis on lähiaastatel tulemas nii-öelda turule, need on need kavad, kus siis 2011. aasta sügisel juba võetakse üliõpilasi vastu. Ma pean ütlema siin seda, et kõrghariduses on tõepoolest need protsessid pikemad, mis tähendab seda, et kui me 2011 võtame inimesed vastu, siis 2013 nad heal juhul lõpetavad ja võib-olla nemad tõesti saavad olla siis need Eesti IKT-sektori konkurentsivõime ja ekspordivõimekuse kasvuallikaks, aga üldiselt me nagu peame endale aru andma, et need tänased jutud, mis töötubades nagu aset leiavad, siis et need realiseeruks, siis ikkagi üldiselt läheb nagu natukene nagu aega. Et väga kiireid arenguid kõrghariduses ei ole alati võimalik nagu saavutada. Aga siin siis jah, see projektide nimekiri on olemas ka viide Archimedese koduleheküljele, kus siis täpsemalt on võimalik teada saada, kes on nende õppekava arendusprojektide partnerid ettevõtete poolt ja millised on nende projektide nagu eesmärgid. Nii et meie poolt vaadates on
meie seadusandlus üles ehitatud tõesti niimoodi, et see koostöö peaks toimima, me oleme põhimõtteliselt andnud või püüdnud anda ka rahalist tuge selleks, et see sisuline koostöö toimiks ja päris huviga nüüd jälgime, et mis siin nüüd nende koostööprojektidega saab, et kui hästi nad käima lähevad, kui palju neid häid näiteid, millest siis teistele rääkida oleks, teistele eeskujuks seada, palju neid tegelikult siis lähiaastatel nüüd meil siis tekib. Kõrghariduse valdkonnas on täiesti ilmselge see, et me ei saa üle ega ümber reaalsusest, et gümnaasiumi lõpetajate arv langeb ja siin on siis nagu antud statistika vastuvõtunumbrite kohta. Nagu te näete, siis 2010-2011 õppeaastal on toimunud tagasilangus rakenduskõrghariduslike õppekavade vastuvõtus. Circa 10% on olnud langus võrreldes eelmise aastaga. Aga üldjoontes on see vastuvõtt muidugi tegelikult eelmise aasta tasemel väike tagasilangus oli 1%, mis on, ütleme, kogu vastuvõttu arvestades nagu täiesti selline samasugune, ei ole seal eriliselt suuremaid tagasilangusi olnud. Kõik suured IT-sektori kõrgkoolid, Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, IKT College on oma vastuvõtunumbreid tegelikult suutnud hoida samal tasemel või isegi kasvatada, kui ma räägin nüüd nagu kõikidest erialade spektrist, et mul ei ole praegu täpselt TTÜ ja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tehnikaülikooli vastuvõtunumbrid IT-valdkonnas. Aga üldjoontes loogika on nagu selles sektoris selline, et väheneb vastuvõtt eraomandis ja hiljuti loodud õppeasutused, vanad traditsioonilised õppeasutused on need, kes tegelikult nagu selgelt püsivad. Kui me nüüd vaatame seda demograafilist trendi üliõpilaste vanusestruktuuris, siis ilmselgelt on viimastel aastatel see areng selles suunas, et Eesti üliõpilane on üha rohkem nii-öelda küpsem, üle 2 korra on meil suurenenud siis 30 ja vanemate üliõpilaste osakaal, kui me võrdleme siis 2010-11 õppeaastat 93-94 õppeaastaga. Ja mida see tähendab IKT valdkonnale, on see, et see valdkond sõltub väga paljuski otse gümnaasiumist tulevatest noortest inimestest. Need on need alla 20-aastased ja suhteliselt vähem on meil siis selles sektoris üle 30-aastaseid inimesi, ehk teisisõnu see gümnaasiumi lõpetajate arvu langemine tabab seda sektorit valusamini ja põhimõtteliselt me saame siit välja tuua nagu tegelikult selge sõnumi kõrgkoolidele, et kas te peate siis esimesel astmel, see on siis baka- ja rakenduskõrghariduslikud õppekavad, kas esimesel astmel tuleb õppekavu vähendada arvu mõttes või te siis teadlikumalt peate nagu oma sihtrühmana silmas pidama vanemaid inimesi, kellel on juba teatud töökogemus ja ka ütleme siis natukene teistsugused ootused kui gümnaasiumis tulijad. Ja ettevõtetele, ma arvan, on selle slaidi sõnum see, et te peaksite veel tugevamalt seda valdkonda, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonda ühiskonnas teadvustama ja populariseerima. Kui te tahate, et teile neid inimesi tuleks lähiaastatel üha rohkem. Ja nüüd siis tõesti nende edasiste sammude osas, nagu ütlesin, see sisuline koostöö tegelikult ikkagi peaks toimuma siis kõrgkooli tasandil, kus siis ettevõtjad annavad märku, millised on nende ootused õppesisu osas. Koolide suhtes, ma arvan, on nii ettevõtjate kui ka ühiskonna poolt laiemalt täiesti selge ootus see, et need inimesed, kes tulevad teie juurde õppima, et te neid valikuprotsesse sellisel kujul sätiksite, et need katkestamise arvud ei oleks nii suured, sellepärast et loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas on ühed kõrgemad katkestamise protsendid.
Me oleme püüdnud küll nagu kõigiti toetada seda, et nüüd majandusbuumi tingimustes õpingud pooleli jätnud inimesed, et nad tuleksid kõrgkoolidesse tagasi ja me oleme eraldi ellu kutsunud sellise programmi nagu Tule ja Tule programmi raames on antud rohkem toetust just nimelt loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna inimestele. Eelmise aasta statistika ütles, et 46,9% välja antud nagu õppekohtadest tuleprogrammi raames läks LTT valdkondadele, nii et see nagu tugi on olemas ja teil on see, ütleme, uus võimalus juures. Samamoodi, ma arvan, on nii ettevõtjate kui ka ühiskonna nagu laiem ootus lõpetajate arvu suurendamisele. Me saame väga hästi aru, et olukorras, kus Eesti üliõpilaste õppetoetuste süsteem on kaunis lahja, et seda on väga keeruline nagu ülikoolil või rakenduskõrgkoolil üksi ainult oma nagu jõududega seda probleemi lahendada, et lõpetajate arv on nagu suhteliselt väike. Aga tõsi on see, et kui kuulata õppejõudude nagu suhtumist, et kuidasmoodi me riiklikku koolitustellimust peame täitma, siis tegelikult võetaksegi seda täiesti normaalsena, et need nii-öelda lõpetajate arvu täitmise efektiivsuse numbrid on madalad. See on, ma isegi vaatan nüüd täpselt need numbrid, et Tehnikaülikoolil oli see 2009. aastal ja Tartu Ülikoolil circa 30% selleks aastaks nagu tellitud lõpetajate arvus suudeti nagu täita. IT-kolledžis siis rakenduskõrghariduse tasemel 68% ja Tehnikaülikoolil rakenduskõrghariduse tasemel 24%. Nii et need 30%-lised efektiivsuse numbrid, mida ma nii TTÜ kui Tartu Ülikooli poolt nagu välja tõin, need puudusid magistritaset. Nii et see, ma arvan, on nagu selline teema, mis nagu tegelikult nõuab ka kõrgkoolide poolset suhtumise muutust. Me võtame natukene liiga kergelt seda, et neid numbreid ei tule täis. Kindlasti on kõrghariduses üldine teema laiem rahvusvahelistumine. Me oleme päris palju tõukefondide vahendeid selleks suunanud välisõppejõudude siia toomiseks, aga ka välisüliõpilaste siia toomiseks ja meie oma üliõpilastele rahvusvahelise mobiilsuskogemuse saamiseks. Peab ütlema seda, et IT-valdkonnas kasutatakse neid stipendiume ütleme niimoodi, et mitte eriti aktiivselt, et ma vaatasin, et kõikidest tippidest, mis me perioodil 2002 kuni 2009 oleme välja andnud, läks 4,9% IT-üliõpilastele ja ütleme, IT-üliõpilastena üldine osakaal tudengkonnast on seal 5,2% peal, nii et võiks nagu tegelikult aktiivsem see liikumine olla, aga suurt probleemi tegelikult ei ole. Ja kui nagu rääkida sellest, et rahvusvaheline mobiilsuskogemus on oluline ja üliõpilased peaksid seda võimalust rohkem kasutada, siis ma tegelikult tahaks nagu küsida laiemalt ka seda nagu ettevõtjate suhtumist. Tänastes esimestest ettekannetest tuli väga selgelt välja, et ettevõtjad tahavad saada rahvusvaheliste sidemete ja kogemustega inimesi. Teisest küljest, kui me ikkagi nagu vaatame sellist nagu praktilist igapäevaelu, siis ma vist nii veendunud sellest tegelikult ei ole. Lihtsalt sellepärast, et meil on spetsialistides nii suur puudus, et sellist valikumomenti, et meil on inimene, kellel ühel on nagu rahvusvaheline kogemus ja teine, kellel ei ole, et siis valitaks see, kellel on see rahvusvaheline kogemus. Et ma arvan, et see vist ei ole väga sagedane situatsioon Eesti firmades. Aga ütleme, põhisõnum on see, et tegelikult kui me tõesti tahame, et see oleks selline laiem trend, ka siis sellest tuleb nagu teada anda, et see on nagu ootus. Ootustest kõrgkoolide poole ei ole aus rääkida ilma selleta, et me ütleksime, et tänane rahastamine on alla igasuguse soovitava. See on probleem. Need, kes on, ütleme siis ITL-ist haridusteemadega rohkem suhelnud, on väga hästi hakanud kinni arengufondi algatusest või õigemini küll ITL on arengufondi algatuse taga olnud.
ja see algatus kannab nimetust IT-akadeemia, väga ambitsioonikas ettevõtmine, millega tahetakse tuua sellesse sektorisse oluliselt rohkem raha ja loodetakse, et uus tööle hakkav koalitsioonivalitsus võtab selle nii-öelda oma teemaks. Ma pean ütlema seda, et need nii-öelda maksimumplaanid või unistused, mis ettevõtjate ja Arengufondi poolt ja koolide poolt on nüüd nagu välja käidud, on väga julged. Et see lisavajadus aastas, mida tahetakse juurde saada, on suurusjärgus 7,2 miljonit euri ja kui me mõtleme seda, et meie 2011. aasta riikliku koolitustellimuse kogumaht on kuskil 9 miljonit euri, siis te saate aru, et seda raha lihtsalt kuskilt niisama kõrvalt juurde ei too, et see tähendab väga strateegilist otsust midagi teha või mitte teha. Aga kindlasti oleks sedalaadi rahaline süst vajalik, sellepärast et see annaks võimaluse tuua nagu, või õigemini luua konkurents ka õppejõudude valikul. Ants Sild, kui ta seda konverentsi ette valmistas, siis ta palus mult kommenteerida seda, et miks siis nagu õppejõud nagu üleüldse ei võta jutuks seda nii-öelda koostööd ettevõtlusega ja Taavi Kotko oma nii-öelda avakõnes tegelikult viitas sellele samale. Et haridusministeeriumi ametnik, ütle sina, et mis see probleem on? No probleem on tegelikult lahtise tekstiga öeldes selles, et circa 15% Eesti õppejõudude ametikohtades täidetakse reaalse konkursiga. 15% juhtudest on tegelik konkurss selle positsiooni saamiseks ja tõsi on ka see, et akadeemiline maailm nõuab kraade ja aktiivset teadus- ja arendustööd ja see nõuab tegelikult ka artiklite publitseerimist. Ja see on juba piisavalt suur nõue, nii et ausalt öeldes seda olukorda, et meil selle miinimumtaseme täiteid oleks nii palju, et me saaksime hakata nagu boonusena kasutama siis tõesti seda koostöökogemust ettevõtlusega ja valida siis selle inimese, kellel on see arenduskogemus. Sellist olukorda, nagu ma aru saan, meil väga tihti ei ole. Nii. Üks asi, mis ma jätsin rääkimata, on see, et institutsionaalne akrediteerimine on kõrghariduses käima minemas ja põhimõtteliselt ka seal püüame me igati väärtustada seda, et siis õppeasutused püüaks süstemaatiliselt tõesti korjata tagasisidet töömaailmast lõpetajate ettevalmistuse kohta ja siis pärast hiljem ka seda nii-öelda kogutud informatsiooni õppekava arenduses kasutataks. Ja lõpuslaidid. Mina olin see inimene, kes ütles, kes pakkus välja selle paneeli nimetuseks, et suhtumisega tehtagu me väga kaugele ei jõua. Ja ma leidsin ühe suhteliselt kaua aega tagasi 2005. aastal toimunud OSCD kollokviumi tulemused, sellest üritusest võtsin ma ka ise omal ajal osa ja minu arvates need inimesed, kes tollal sellel üritusel osalesid, võtsid kogu selle meie tänase temaatika nagu väga õigesti kokku ja ma otsustasin seda teiega siis nagu jagada. Et tõenäoliselt ei ole võimalik ennustada, milliseid oskusi tulevikus täpselt vaja läheb, kuid haridussüsteem tegelikult võib ja saab kohandada siis hetkenõudmistele läbi selliste lühikeste koolituskursuste. Sotsiaalsed partnerid peaksid tegema tõhusamat koostööd ja saama üle vastastikusest umbusust, peaksid seadma ühiseid eesmärke ja neid teoks tegema ja hariduses paratamatult tuleb nagu tagada tasakaal siis tööturuvajaduste rahuldamise ja siis üldisemate sotsiaalsete individuaalsete oskuste arendamise vahel. Mul on Eestis väga tihti selline tunne, et kiputakse nagu tahtma ametioskustega inimesi ja tegelikult unustatakse ära see nii-öelda laiem teadmiste baas, mida tegelikult kõrgharidus peab pakkuma, aga IT-valdkonnas paistab vähemalt nendest tänastest esinemistest, et see ei ole probleem, et te tahate saada mõtlevaid inimesi.
Koostöö tegelikult eeldab pikka planeerimist ja pragmaatilist lähenemist ja arvestama peab siis tõesti sellega, et ettevõtjate selline ajaline taust on kaunis lühike, kõrgkoolidel vastupidi väga pikk. Nii et see on nagu selline vastuolu, millega selles mängus peab arvestama, aga kui sellega leppida ja see nii-öelda kokku leppida, võtta koostöö aluseks, siis ma usun, et sellest on võimalik üle saada. Ja tuleb siis ka meeles pidada, et siis teadmistepõhises ühiskonnas omandatud uued oskused ja teadmised on väärtuslikud vaid siis, kui neid kasutatakse oma töös. Nii et ma arvan, et need on täiesti sellised asjakohased kommentaarid tänastel edasistel aruteludel. Täname, Heli. Kaie, olge hea, liituge meiega siia ette ja palun küsimusi. Toive. Esimene küsimus on selleks, et miks võidelda päikesetõusuga? Ma pean silmas seda, et lõpetajate arvuga. Me peame seda kogu aeg suurendama hirmsasti. Miks mitte leppida sellega, et neid on nii palju? Teatud protsent. No, teisest küljest ma ei ole nagu kuulnud seda sõnumit ettevõtete poolt, et need, kes on need pooliku haridusega inimesed, et need on nagu sobivad. Et mul on jäänud nagu selline mulje, et tahetakse ikkagi saada neid inimesi, kes on nagu täisspetsialisti õppe saanud. Anna andeks, ma olen õppejõud juba mitukümmend aastat ja ma võin täiesti kinnitada, et praegu need, kes hakkavad nüüd varsti kaitsma, nende kvalifikatsioon selle lõpude kaitsmisega absoluutselt ei muutu. Nad teavad ise. Muide, miks müüakse internetis diplomeid? Seal on täpselt selgelt kirjas. Kui sul on kõik on korras, tööandja on rahul, ise oled endaga rahul, kõik on korras, ainuke asi, mis sul puudu on diplom, eks ole, osta meilt. Sellise suhtumisega muidugi võib ka esineda, aga teisest küljest jälle, kui ma nagu kuulan seda, et need ettevõtjad, kes tahavad eksportida, kes osalevad rahvusvahelistel hangetel, kus spetsialistide puhul nõutakse sertifikaate, kus haridust tõendavatel dokumentidel on väärtus, siis ma ütleks, et see ei ole päris nagu põhjendamatu ootus, et meil neid spetsialiste rohkem tuleks. Ma ei vaidle selle vastu. Aga andke siis sellele inimesele, kes väga hästi hakka saab ja kes on arukaks saanud, ilma selleta, et ta peaks käima seal mitu kuud kasutut tööd tegemas. Miks ei või neid anda lihtsalt normaalselt välja? Korralik inimene annamegi sulle. Anda välja mis asi? No see tunnistus, mida kellelgi vaja on. Ma saan aru, meil ülikoolil on neid hirmsasti vaja, eks ole? Okay, ma arvan, et see on rohkem retooriline küsimus. See ei ole, see on täiesti tõsine küsimus tegelikult. Aga üks teine küsimus oli veel, mul oli enne ka juba, õppekavade arendus. Vaat ma seal nägin igasugused asju, igast õpetamine, välja arvatud õpilast. Kas ministeerium või teie asutus uurib seda, mida õppija teeb üldse? Kuidas te uurite seda? Läbi koolide, tagasiside. Küsite? Koolid teevad ise tagasiside. Kust nemad selle info saavad? Õppijatelt, lõpetanutelt küsivad või uurivad, mis nad tegelikult teevad? Nad nii seda kui teist. Aga kuidas nad uurivad, mis nad tegelikult teevad? No, ma ei ole kooli inimene, aga kindlasti küsivad. Vist Helen Pärk kusagil on. Helen võib-olla ütleb selle kohta mõne sõna, kuidas Polütehnikum seda teeb. Ma saan aru, et teie tagasiside uurimine on olnud päris hea ju. No õpilased, lõpetajad selles mõttes, et kuidas tegelikult reaalne tagasiside, kas õpilased on tööd saanud ja nii edasi, kõik see osa, kas neid tõesti hinnatakse? Lõpetajate tagasisidet uurib siis tegelikult, uurime meie ja edastame andmed Haridus- ja Teadusministeeriumile. See on 6 kuud peale lõpetajate tööle saamist ja enamik jätkab kas õpinguid meie maja suhtes küll IT-kolledžis, kui me IT-erialadest räägime, või siis läheb erialasele tööle. Aga neid valikuvariante, kas see oli küsimus, mis te ootasite?
Tähendab, või vastu seda? et täpselt, kuidas, mida tehakse selle teada saamiseks, on küsimus või? Vello, aga räägi täpsemalt, mida sa oma küsimusega silmas pead? Sellepärast ma võin ka formaalselt vastata, et ülikoolides tehakse tagasiside küsitlusi, Haridus- ja Teadusministeerium rahastab analüüse, kus mingisugust, ütleme, teemat a la katkestamise põhjuste uuring. Me tahame teada, miks inimesed õpingud katkestavad. Selliseid asju me teeme. Aga mida sina täpsemalt silmas? Ma toon ainult konkreetse näite kõik. Õpetaja peab tundi, eks ole, õpetaja, ma ei tea, räägib ja midagi nii. Mida teeb õpilane? No ma eeldan, et ta siiski õpib. Oletan, eks ole. Aga mis ta tegelikult teeb? Mina kommenteerin kutsehariduse poole pealt, nagu ma ütlesin, et meil on ette nähtud vähemalt 50% praktilist tegevust ja see sõltub ilmselt sellest õpetaja professionaalsusest ka, kas ta tahab üksinda rääkida või ta tahab koos õppijaga midagi arutada. See on kõik on rääkimise vormid. Palun veel, kas on küsimusi? Ma palusin, et Vello konkreetse diskussiooni võib-olla siin saab... Minul on üks konkreetne küsimus. Kas situatsioon, kus nii kutsekooli lõpetamisel kui rakenduskõrgkooli lõpetamisel lõpetajad peavad tegema kutseeksami ja selle alusel siis tõepoolest kuidagi ka kooli rahastamist, RKT jagamist arvestatakse, kas see on realistlik unistus või mitte? Tegelikult on see üsna realistlik ja nii nagu ma eelnevalt ütlesin, et kutseõppeasutuste jaoks on plaanis käivitada ja pilootvoorud juba käivitusid, siis valdkonnapõhine akrediteerimine, mitte institutsioonipõhine. Ja tõesti see ongi vajalik, et vaadata, missugustes koolides on kvaliteetne õpe ja see peab tegelikult kajastuma RKT-s. See on üks eesmärke vähemalt. Rakenduskõrgkoolide tasemel, ma arvan, on see kindlasti nagu realistlik ootus. Ülikoolide tasemel ilmselt mitte. Seda nii-öelda kutsestandardite arvestamist põhimõtteliselt nõuab praegu kehtiv kõrgharidusstandard õppekavades, õpiväljundites, aga jah, kutseeksami tegemist, see on täiesti minu arvates läbirääkimata teema akadeemilise maailma kontekstis. Ma tahaksin küsida seda, et see protsent, mis te ütlesite, see riikliku tellimuse täitmise protsent, kas see on nüüd protsent nendest, kes sisseastumates lõpetab või on seal mingisugune muu? See protsent on tekkinud järgmiselt. Me oleme siis 2009 -5 on 2004. Ütleme, 2004. õppeaastal on esitatud Tallinna Tehnikaülikoolile koolitustellimus 2009. aastaks. 2009. aastal on siis lõpetajate hulk, seal on nii RKT kohal lõpetanud inimesed kui ka siis tasulistel õppekohtadel õppinud inimesed. Me loeme nad kõik siis selle nii-öelda riikliku koolitustellimuse täitmiseks. Nii et see aspekt, kui pikalt need inimesed on õppinud... Kas see nagu natukene liiast ei ole nõuda, et 100% lõpetaks? Me kindlasti ei taha ja ei eelda, et 100% peaks lõpetama. Me räägime koolitustellimuse täitmisest. Ma saan aru, eks ole, aga tegelikult on see ju puhtbürokraatlik lähenemine asjale. Sellepärast, et kui te tahate, et mingisugusel aastal nii palju lõpetaks, siis te peate rehkendama sellega, et teatud osa ei lõpeta ka. Ja see tähendab seda, et tellimus peab tegelikult olema väiksem, ütleme, see reaalne soovitav tulemus peab olema väiksem kui see, milleks te raha andsite. Stopp, üks moment veel, las ma räägin nüüd sellest asjast. Sellel ajal, kui mina lõpetasin TIP-i aastal 84, siis oli niimoodi, et kui mehaanika teaduskonnast 3. kursuseks oli 25-st 10 järele, siis see oli kõva grupp. See tähendab, et kadalipp oli kõva. See grupp, kus mina lõpetasin, oli eriline grupp IT-s. 25-kes alustasime, 28-kes lõpetasime. Aga see on ainulaadne juhtum TIP-i ajaloos, kus nii on läinud. Ja see tähendab, ma tahan lihtsalt teile öelda seda, et te rehkendate usinasti mingeid protsente selleks ole. Tegelikult selleks mitte mingisugust kasu.
ei, te ilmselt jah, ei tea seda ja ei peagi teadma seda, kuidasmoodi koolitustellimuse numbrid tekivad. Loogika on olnud tegelikult selline, et magistri tasemel esitatakse tellimus 60, ühesõnaga loogika on selles, et nendest inimestest, kes baka tasemel alustavad, 65% peaksid jätkama siis magistri tasemel. Nii et keegi ei ole mitte kunagi rääkinud sellest, et me nõuaksime 100% efektiivsust. Väike. Just, et kui me räägime, et ma usun, et nagu Kaie ka viimasel slaidil ütles, et see on meie RKT ja see on meie väljundid, et see ei ole ilmselt Haridus- ja Teadusministeeriumid, mida te sealt RKT-s tahate. Ja kindlasti on üks see teema, mis asi see on, mida me kokku lepime. Kas me lepime kokku lõpetajate arvu, mida me tõsiselt tahame, või sisseastujate või mingid finantseeritavate kohtade arvu. Ja kui ettevõtjad eeldavad, et RKT on see, kui palju lõpetavad, no siis me oleme mitte ühel keelel. Me kindlasti oleme olukorras, kus see soov, mida on väljendanud seadusandja ja see olukord, kus me tegelikult nagu asetseme, et need ei ole nagu kooskõlas. Sellepärast, et ülikooliseadus ütleb täiesti selgelt, et RKT on ülikooli ja ministeeriumi vahelise halduslepinguga määratud lõpetajate arv kõrgharidusastmeti õppevaldkonnas. Ja ülikool on kohustatud õppe nominaalkestuse lõpuks selle arvu tagama ja Haridus- ja Teadusministeerium on kohustatud õppe nominaalkestuse jooksul seda riigieelarvest finantseerima. Nii ütleb seadusandja, ma tean, et reaalsus on teine. Jah, kuidas seda peab täitma, et see ei ole mitte nagu nõukogude ajal, et sa teed nägu, et sa teed tööd ja ma teen nägu, et ma maksan palka. Eks, ma usun, et nüüd on üks õige aplaus